donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere! Täna on siis esmaspäev jälle. Kui mu arvutused õiged on, siis 18. juuni. Või näe, siin sõidab autosi ka siin. See peab olema teenindav personal siia, muidu autod ei tohtinud tulla. Et me oleme siis siuksesse kohta tulnud nagu Kolineki küla. Et tegemist pidi olema siis mingi maalilise mägikülakesega, mis on alates 93. aastast kantud ka UNESCO maailmapärandi nimekirja. Lähme jalutame ringi vaatama. Arvi läheb vihmavarju järge. Sajab vihma täna. Aga kodus ka sellepärast passida ei tahtnud. Mäed on kõik vihma nende pilvede sees. Küla hakkab siis siit pihta. Tegemist on siis kõige paremini säilinud külaga. Puuraidurid, karjased ja sellised elasid siis siin kunagi. Niisugused puidust kujud nikerdatud. Leedu on muidu kuulus nende puidust kujude ja poolest. Ja siis saame sisse ka ilmselt. Et siin on muuseum. Nii nad siis elasid siin kunagi. Nagu meie Vabaõhu muuseum natuke ainult väiksem tükk maad. Mingi inglise grupp või oli vist inglis keelt rääkis, et tuli sisse. Ja, need on nagu need karjased. Farmakastauska koor. Annetuste kast. See korjab raha siit. Ossa igale uppe kukk. Ma just vaatasin ka, see kires kohe. Kaavane suur. On jah. Kisendab ka. Ube suur kukk. Ma ei ole nii suurt ammu näinud kukk. Sellest saab hea suure suppi, suure potide. Et ma lugesin, et siin pidi olema see variant ka, et siin, kes elavad, siin vist elab keegi, et need pakuvad majutust siin külas, kui sa tahad. Vana kellatorn. Kirik on siin. Ja siin on surnuaed ka siin kirikuaias nagu ikka. Jõudsimegi lõvi juurde tagasi. Suhteliselt väike ring oli. Aga käidud, tehtud, nähtud. Et sõidame siis Trepske Pleso poole. Praegu kogu aeg rühime mäest ülesse ja ülesse jälle. Ja plaan oleks siis vaadata Krivanile, aga
aga seda me veel ei tea, kui hästi me sinna saame. Et seda elu näitab. Aga muidu meil on siis kätte jõudnud teisipäev, 19. juuni. Tead hästi siit aknast, siit vist ei paista see, kui kõrgel me oleme. Hästi pilliaknast. Et see Strebske Pleso on siis tuntud suusavõistluste koht ka, et Tali need universiaadid toimuvad seal. Täna on nagu viimane päev meil siin Slovakkias sedasi ringi veel vaadata. Et homme on nagu üleüldse viimane päev, et siis juba tegeleme ilmselt ettevalmistustega koju minekuks, siis et käime poes ja ostame veel kaasa, mis tahame ja juba vaatame asjade pakkimist ja hakkab see puhkus läbi saama. Aga täna siis katsume selle Kriivani mäe veel üle vaadata. Oleme siis nüüd siin üleval mäe peal kusagil, aga kuidagi autoga ei pääse ligi. Peaks nagu jalgsi minema, kästi ei viitsi ka ju. Siin me oleme mingis bussipeatuses praegu ja vaatame, mõtleme, mis siis edasi saab. Siit paistab mingi mägi, aga teisel pool ei paista suurt midagi. See tee viib vist mäest alla juba tagasi kuhugi, ma sain nii aru. Vaatame ja mõtleme, mis me teeme siis seal. Huvitav, et siin bussid käivad üleval, ei tea, kuhu need lähevad. Lähebki alla tagasi. Ikka korravad. Jah. No, parkisime nüüd autot Riistuudnikesse ja natuke siis üritame ronida. Täpselt ei tea, kuhu ja kuidas, aga Kriivanile peaksid saama. Kaart on ka. Kohutavalt palju on kärbseid. Tuleb välja, et see rada siis avati alles 5 päeva tagasi. Et muidu ta on alates 1. novembrist 14. juunini suletud, et kaitsta siis seda loodust siin. No nii, oleme nüüd siis roninud mingi maa. Nüüd puhkepaus, hingeldame natuke siin pingi peal. Vaatame vaadet. Natuke pissiks vupsikusse. Ja siis võiks ju natuke maad veel edasi minna. On ju? Jätkame siis teekonda. Ja autoparkla, kust me tulime, on seal kaugel eemal. Seal. No vot. Siis selline metsa sees nüüd. Ja jätkuvalt nüüd, kui tõuseme ja tõuseme ülespoole. Mõned möödaminejad ka meist, me oleme nii aeglased, et niisugused matkajad panevad hooga mööda korraliku varustusega. Veel ühed, kes meist mööda läksid. Jube palju on kärbseid ja igasuguseid putukaid. Kohutavalt palju. Nii tahaks teada, kui kõrgel me oleme ainult. Ei tea, jah. Aga sealt paistab juba mingi sükene mäetipp, kus loodust polegi enam peal õieti. Vaatame veel edasi veidi. Et ma arvan, et vaata see ongi Kriivani mäetipp, vaata see seal. Läheb taga, jah? Ja see kaljusem, vaata see, jah.
Sinna kolme. Arvad? Vaata, kuidas puud on siin kõik. Sinna tuli nüüd pilv ette, et ideaalis me oleks pidanud sinna välja ronima. Eks ma enne nagu filmisin ka seda, et sinna välja ronima, aga noh, nii uhked mägironijad me ei ole, et me otsustasime, et nüüd me hakkame allapoole tagasi minema. Ma vahepeal leidsin ühe äppi, millest ma sain vaadata, et me oleme siis tulnud 1550 meetri kõrgusele. Et see Kriivani mägi oli 2400, nii et umbes 900 meetrit siis on veel tipust puudu. Aga seal juba läheb vist kaljusemaks ka üldse ära, need puudki on siin juba selliseks imelikuks läinud. Aga et nüüd meie igal juhul matkame siis alla tagasi. On nii? Leidsime siis siit metsa seest nüüd partisani punkri. Aga on ikka ära peidetud küll. Noh, siin sees pole midagi näha muidugi. Aga noh, eks ta peabki peidetud olema. Jätkame siis teekonda alla. Ja jõudsimegi siis alla parklasse tagasi. Siit pilve sees on ka need tipud näha veel, kus me siis ära käisime. Mega kaugel. Autos on päris palju siin parklas. Parkimine maksis 4,90, ikka oskavad küsida rahaga. Tšehhi ja poolakaid inglasid on vana ooperipanniga tulnud veel. Ja. No, siin ikka on näha välismaalaseid, et muidu nagu väga ei ole, vaatad, ainult kohalikud on, aga siin neid on. Ja nüüd suundume siis oma kodu poole tagasi. No nii, et sõidamegi siis ära siit Slovakkiast. Oma küla vahel praegu. Ja me otsustasime siis nii, et võtsime ühe öömaja Krakowis juurde. Ja läheme siis täna Krakowisse. Võib-olla õhtupoole saame Krakowis natuke jalutada ka. Ja homme siis sõidame Varssavisse ja siis juba päris koju. No! Niimoodi tuli vastu. Need on siin nii julged siin küla vahel. Ja jalakäijad on siin sellised, kes üldse ei vaata, kas auto tuleb või ei tule või täitsa nagu ükskõik. Aga jah, et Slovakkia reis on siis sellega läbi. No nii, tegime väikse peatuse, kuna leidsime üles ühe vana koha, see on suusakeskus mingi, kus me tegime pilti ka 2010. aastal, siis me läksime Horvaatiasse. Ja täpselt sama kohas tegime peatuse, siin me jäime veel kohvi tookord. Need on ka siis kõrgtatrad, va? Jaa. Ikka. Ainult, et lumist tippu ei paista, tookord paistis lumine tipp ka. Jube palju busse tookord ei olnud. Tookord oli külged. Jah, nüüd on palju. Vot, neid samasid WC-sid filmisin ma siis ka. Ja siin me siis käisime kohvi joomas. Ja, istusime siin. Siin vist jah peaks olema see piiripunkt. Ja siin seisime siin sullu pealt, see sama. Jah, aga see oli juba üle piiri, kui me olime. Üle piiri. Kusagil siin peaks olema piiripunkt. Me seisime siin kuskil. Ma arvan, seal, kus see tõkkepüst on, näevata edasi minna. Jah, aga me seisime ise siin. Seisime küll. Jah, kuskil. Aga jah, nii et jõuamegi poole siis. See on jälle. Slovakkiaga siis selleks korraks kõik. Nüüd oleme siis Poolas. Loodetavasti näeme ka Bukovina Tatarsanskat.
ja siis Krakowi poole. Meil on 106 kilomeetrit veel hotellini, nii tegelikult ei ole palju. Meil on üldse palju, üsna ligi. Noh, et leidsime siis selle koha ka üles, mida me otsisime, et see oli siin see Novit Targ. Et siin, kus me eelmine kord siis 2010. aastal neid turbolehmasi pildistasime. Aga nii palju on muutunud. Nad on siia vahepeal tankla ehitanud. Orleni tankla, et seda siin enne ei olnud. Et hästi palju on muutunud. Lõvi seal. Et selles mõttes. Ja lehmasi ka enam ei ole. Ei tea, kus need siis said. Aga koht on nüüd igal juhul õige. Siit on siis veel natuke maad ja siis saamegi juba Krakowisse hotelli. Lambanahkade müügiplats on ka alles. Aga jah, muutunud on palju. Jõudsime Krakowi hotelli. Näitan korra tuba ka kiiresti. Aga üldiselt lähme nüüd linna peale jalutama. Et vaatame, linnas on ehk midagi rohkemat näidata. Meie hotell siis väljapoolt ka, et Seesia on hotelli nimi. Meil on siin kohe esimesel korrusel. Ei teagi, siin kusagil on meie aknad ilmselt, sest on kohe lõvi kohal siin. Aga nüüd liigume natuke vanalinna poole, siis lähme vaatame. Peakski vanalinna juurde olema siis. Saab lossi juurde ülesse ka. Kaardi pealt lugesin, et see oli Vahvelkästel, kui see midagi ütleb. Siin on küll turiste hästi palju. Tundub, et kõik on turistid, kes siin on. Slovakkias me eriti turiste ei kohanud, siis siin saab topelt kohe. Nii ütlegi, Wisla jõgi. Purskaev vist mulle tundub. See peaks olema siis Püha Peeter Pauli kirik. No nii, kirikus on käidud, küünla panime ka ja edasi siis ikka Peaväljaku suunas. Siin mukit natuke filmida, ainult selja tagant küll on.
Näe, milline potsta. Nüüd olemegi peaväljakul, siis Krakowi peaväljak. Me vaatame, kas saame sellesse kirikusse ka korraks sisse vaadata. Uks on lahti igal juhul, nii et ja me piilume. Sinna kirikusse me käisime sees korra ära, aga seal pildistada ja filmida ei tohtinud. Hästi ilus kirik oli sees. Aga jah, ühtegi pilti ei saanud teha. Siin üleval akna. See niisama passib. See on tavaline mingi turist, päikseprillid peas. Ma mõtlesin mingit tseremoonia hakkab. Ja siis kui tuudutada lõpeb, siis tõipab alla sealt. Aha. Ja nüüd me siis tulime siia kohvikusse tegelikult sööma. Me tellisime söögid ka ära, nii et Arvi tellis pitsa ja mina võtsin pasta. Nii et head isu meile, varsti hakkame sööma. Äkki näitan toitu ka, kui meelde tuleb. Nii, hakkame siis sööma. Minul on siis pastaroog, lõhe ja kreemikastmes. Arvil ei ole üldse aega, tema meil tegeleb ainult telefoniga. Ja siis tal on siin pitsa, Hawaii pitsa kõts. Mingid tuvid vastikud on siin. Kõik kohad on neid täis. Head isu, kole. Aitäh. Sööma hakkame või? Jaa, kohe. Ei ole näha nagu. Ma loen reklaamid ära. No jah. Tere hommikust jälle. Ja ongi siis kätte jõudnud meie reisi viimane päev. Põhimõtteliselt, et sõidame siis praegu Krakowist ära ja Varssavi poole. Kell on praegu umbes 9 hommikul. Krakowi inimesed ruttavad tööle. Ei ole 8. Ja 8. 9 neist ja siin on 9. 8. Näed, kuidas ruttavad tööle. Aga üldiselt, et hotell oli täitsa normaalne ja nüüd siis Varssavi poole, seal on meil ka uus hotell, kus me pole enne olnud. Saab siis näha, kuidas see on tegelikult Varssavist möödas on see hotell juba, me oleme teisel pool Varssavit. Kõik maad Varssavist möödas. Ja kodule ligemal juba. Liigume siis. No nii, jõudsime siis oma Varssavi hotelli kohale. Hotell 500. Ta on Varssavist siis natuke edasi, nagu Segersee linnaosa. Ja Arvi läheb minema. Tegelikult pargib auto natuke ringi. Ja siis lähme siis tuppa ja vaatame, kuidas tuba on ja mis on huvitav, et siin hotellis pidi olema oma isiklik privaatrand. Nii et vaatame, äkki isegi õnnestub täna ujuda. Hetkel on meil siin üle 30 kraadi. Aga karta on, et õhtupoole või väikese vihmaks minna, nii et ei oska öelda, aga võib-olla õnnestub ujuda ka natukene, et vaatame, kuidas sellega on. No nii, tuba on siis selline. Jalgpall käib juba. Ka tavaline lihtne tuba. Siit on vesik ja nii tuba on siin ka olemas ja tuss oleks parem olnud muidugi.
Vot selline rand on meil siin hotelli taga siis. Samas on kohe suure tee ääres siin, autod sõidavad mööda kogu aeg. Vaata seda randa, vaatame seda randa. Me vaatame lähemalt natuke. Näe, hotelli külastajate privaatrand. Jah, ongi olemas kohe, kus sa seda silti nägid. On kirjutatud kohe. Ja ongi hotelli külastajatele privaatne rand. Hästi privaatne, keegi kohe filmib selja taga sind. Aga noh, vaatab, võib-olla saab siia ujuma ka siis tulla. Luiged ka siin rannas. Ma ei tea, luigega koos mulle küll ei tea. See on imelik soga on siin, kuidas siin? Ma arvan, et tuul on teiselt poolt on lükanud selle siia, et see muidu privaat rand, et on lükanud need vesiroosid siia. Niisugused mänguväljakud on siin ja siis meil siin on siis hotelli restoran veel. Ja sealt saab minna veel sellele silla peale vaatama. Selline sadamasild on siin veel kai. Üle 30 kraadi juba. Meil läks siin vahepeal selliseks märuliks nüüd. Selline tuul oli, vaat mis toimub. Puu on sealt murdus. Kusjuures meie lõvi oli ka seal, Arvi sai kiiresti meie lõvi ka ümber parkida. Terve see aia äär oli autosid täis. Kõik tulid jooksuga, parkisid oma autod ringi. Selline vihm oli ja tuul ja vaatan, maas on kõik. Praegu ka veel natukene on, aga üldiselt sai nüüd nagu ja lõvi on meil kusagil seal. Praegu on ka meeletu torm veel. Aga no ehk nüüd jääb järgi, siis läheb üle. Elektrit meil ei ole hotellis, elekter on ka läinud. Nii et vaatame, millal elekter tagasi tuleb ja mis edasi saab siis. Selline märul siis veel viimane õhtu. Maja taga terrass näeb siis selline nüüd välja. Me siin enne sõime. Ilm oli ilus, päike paistes. Nii mõnus oli siin varjude all süüa. Nüüd on nagu kaos üle käinud. See oli nii kiiresti, see oli mingi, ma ei tea, 10 minutit, 15 minutit. Aga noh, tundub, et nüüd läheb jälle ilusaks. Ainult elektrit ei tea siis, millal saab, kaua see aega võtab. Aga õhul oli natuke värskemaks küll. Meil oli nii lämmi oli ja nii palav. No, tere hommikust viimast korda siis. Et ongi siis kätte jõudnud see viimane tüütu päev, kui siis nüüd on vaja Varssavist koju sõita. Täna on siis 22. juuni meil ja peaks olema reedene päev. Et see on siin hotelli taga veel lähedalt. Nii kõrgele tõuseb. Aga jah, et nüüd siis alustame teed kodu poole. Meil on 950 kilomeetrit on sõita. Ja sellega on siis see reis tehtud. Et üldiselt me jäime reisiga rahule. Aga millegipärast Slovakkia tundub sellise riigina, kus nagu elada ei tahaks. Et kui näiteks Ungari jättis meile sükse mulje, et tuleks iga kell tagasi ja puhkaks uuesti, siis Slovakkia on selline riik, kus et on tore, et on käidud, on nähtud, aga ei jätnud sellist kustumatut mälestust, et tahaks hirmsasti tagasi tulla. Vahva ja tore, aga las ta jääbki selliseks turistikohaks. Aga nüüd siis läksime kodu poole.
et head teed meil sõita ja toredat koju jõudmist.